videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja no ei ole küll pühapäev, aga mis sel teisipäevalgi häda on, käib tema küll. Peaasi, et põrutame edasi. Ja olge muidugi tänatud kõik, kes te olete pannud õla alla Nõmme raadiotegevusele, ilma teieta oleks võrratult raskem ja vaat täna umbes sellest tahakski rääkida. See on kummaline teema, aga samas eks iga uus ole hästi unustatud vana. Võib-olla kui me tuletaksime meelde, siis aga proovige meelde tuletada, millal, mis aastal, mis kuupäeval kehtestati meie täna kehtiv põhiseadus. See on niisugune imelik küsimus. Loomulikult kõikide seaduste põhja loomist võiks, peaks, peab teadma iga inimene. Selleks ei pea tulema siia, et õppida eesti keelt võõrkeelena ja siis integreeruda ehk siis liituda. Integratsioon, see siukene liitmistehe rohkem ongi, mitte assimileeruda Eestisse ja elada kohe nagu see, kes Eestis elab. Jah, põhiseadus on meil kehtinud juba peaaegu 33 aastat. Võeti tema vastu 1992. aasta 28. juunil rahvahääletusega. See tähendab, et kas nüüd on kindel või väidetavalt, see oli rahva tahte väljendus, et niisugune põhiseadus meil tekiks ja hakkaks kehtima. Ühendaks, kui vaadata ajaloo poole, siis kõiki Eestimaa rahvaid ja tagaks meile selle, mis meil täna näiliselt nagu eriti tagatud ei ole, sest igasuguste valitsuste eesmärk või mõte peakski ju olema, et homme oleks parem elada kui täna ja täna oleks parem elada kui eile. Aga tegelikult me näeme, et kui saadakse võimule, alustatakse iseendale monumendi loomist ja mida suurem ja uhkem see monument on, olgu see kastiratas või ja vasaku käega võib näidata kerkivad maksud, igasugused pöörded, demagoogiad. Näiteks lükati ju ümber siin väide, et elektri hind on tõusnud. Kuidas tema ümber lükati? Näidati tõepoolest mitte seda, mis kajastub sinu, minu, meie, teie, nende elektriarvetel, vaid et elektri hind langeb, aga selle eest riigimaksud. Langev intervall siia muidugi ei sobiks, siin peaks olema halleluuja või midagi taolist, kohe piraki peaga vastu lage ja nii ongi. Jah, 33 aastat juba on kehtinud põhiseadus, mis ütleb, et kõikumatus usus, see on sissejuhatus ehk preambul, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Jah, arendatakse seda riiki ju küll, aga mis suunas, kas selle etemaa poole või S-tähega etemaa poole? See on omaette küsimus. Suurendage väljalüpsi ei ole muutunud mitte totraks naljaks, vaid
tõdemuseks. Nii peab olema. Rahvas peab maksma rohkem. Elronil kavatsetakse sõitjate arv kahekordistada, mis tõstab vähemalt väidetavalt ka pileti hinda. Mida rohkem sõidetakse, seda kallim pilet. No muidugi, kui me vaatame siin võigast tausta, et mida rohkem inimesi on sunnitud sõitma, seda rohkem saab neid välja lüpsta, sest nemad on sunnitud sõitma ja kui nad ei sõida, siis no ma ei saa öelda, et vaata välja lüpstav, kui temalt ei anna enam midagi välja lüpsta, see muu mõttes, see läheb siis ju tipa-tapa ja tema ei tea, kas tema tulevik on sisefilee, välisfilee, antrekot või tont seda teab, mis asi, või lihtsalt šašlõkk, mis pidavat olema ka Eesti rahvustoit. Jah, kõikumatus usus, aga mille usk meil täna on kõikumatu? Meile räägitakse siin palju kiriklikust usust, aga kumba me peame siis uskuma, kirikut või Jumalat, kelle kohta mu teada Jeesuski on öelnud umbes, et ärge otsige mind pühakodadest, Jumal hoia, ma olen siinu või umbes sedamoodi. Vot jälle üks võigas vimka. Igal juhul see riik, kus me täna elame, olevat loodud või tähendab nii ütleb preambul, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. Eesti rahval on õigus määrata riik, eks ole. Ei ole ju tegemist riigita rahvaga, meil on riik juba teist korda, kui ma ei eksi, võib-olla on neid katseid rohkemgi olnud. Igal juhul on ta välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril. Või umbes nii, eks sellega läks ka, et üks asi oli Pärnus, teine asi oli Tallinnas ja võta sa kinni. Väidetavalt või ongi nii, on meie riik rajatud vabadusele, õigusele, õiglusele ja õigusele. Siin ongi see, et kõigepealt on õiglus ja siis on õigus see õiglus kehtestada. Siin on ka väikesed nüansid muidugi, mida üks või teine sõna tähendab, aga kas sellest kõigest saadakse päriselt aru, see on iseküsimus. See riik pidavat olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule. Täna seda öelda on selge, kui sa kõikumatus usus oled kindel, et nii ongi, siis võib-olla nii ongi, aga see ei ole sisemine rahu, see on sisemine rahutus, kui sa usud, et 3 aastat on Venemaa juba pilbasteks löödud, kahureid ei ole, rakette ei ole, midagi ei ole ja ta kurat tuleb jälle ja tema sõjalised kulutused, ma nüüd ei tahaks eksida, aga need on suuremad oma ostujõu mõttes kui terve Euroopa omad kokku. Tähendab, raha nagu on. Aga jah, sisemine ja välimine rahu on see, mille poole me peaksime pürgima. See riik peaks olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis on ka ilusti öeldud, aga siin ei ole ära mainitud, kelle põlvedele. Jutt on muidugi meie põhiseaduses Eesti rahvast, aga vaata,
mida see tähendab täna, mida tema tähendas eile, see on omaette küsimus. See riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Säilimine ühest küljest sellest on vähe, sest konservid säilivad kõige paremini. Ja kui nüüd võtta, et see Eesti Rahva Mausoleum või muuseum on peenikene vihje, kus selle Eesti rahva tegelik koht on, siis ei ole kerge. Igal juhul kõigele sellele tuginedes võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse esimese paragrahvi alusel, nagu ma juba ütlesin, 1992. aasta 28. juunil rahvahääletusega vastu selle põhiseaduse, mis kõige oma mõne täiendusega kehtib ka täna. Kõige jubedam täiendus on muidugi see, et kui Euroopast tuleb käsk, siis meie põhiseadust kohendatakse, et isegi kui see, mis Euroopast tuleb või sealtkandist, ega ei või ju täpselt öelda ka kus kohast, kui see on vastuolus meie põhiseadusega, no riive või kriipimine või nagu meil Eestis või veel kuidagi, no siis me ei räägi sellest, et riivas või kriipis või jah, me ütleme ajaloolised sõnad, yes, massa. Nagu me teame, on põhiseaduse, muide, kas te teate, mis on põhiseaduse esimese peatüki pealkiri? No see on tegelikult lihtne ja loogiline, paljudel juriidilistel dokumentidel on siuke pealkiri, see on üldsätted ja üldiselt on sätestatud, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Täna, kui seda vaadata, siis me oleme kuulnud, et justkui see iseseisvus, see olla laienenud, nii et teised ütlevad, kui iseseisvad meie oleme ja see sõltumatus, ega tõepoolest meist ei sõltu suurt midagi, kuigi me oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Säbo Võitra, kelle terviseks tasub võtta, sest tema kaebekirjad tegelikult oma teise plaani ja sügava mõttega ei aegu, sellepärast neid avalikkusele eriti ei näidata, seda enam, et lugemisoskus ja kujundlik mõtlemine, need on niisugused asjad, et vaat siin tundub, et kui Jumal andis riigi, siis võttis mõistuse vastu. See ei ole muidugi ilus niimoodi öelda, aga kangesti tundub. Ei ole me eriti iseseisvad, ei ole me eriti sõltumatud, meie kaitseme ennast siin, seal ja tont teab kus veel ja tegelikult meil see mõistuse raasukene, see kipub kohati taanduma õige pimeda usu peale. Ei ole midagi parata. Eesti iseseisvus ja sõltumatus olla küll aegumatu ja võõrandamatu, aga selles suhtes tekkis mul hulk küsimusi ja täna nagu neetud auväärne Mats Õun tõi ka selle välja. Tema kirus ja vandus viisakalt ja talle omase elegantsiga
pinke ja pingikesi, mis on Tallinnas asetatud mitmele poole, et rahvas saaks oma tagumiku toetusega väljendada lugupidamist ja tänu, et see pink on pandud, sest muidu vaata, pink on pandud, tagumik peale, see on selge, pinki ei ole, tagumik vastu maad ja selle kohta öeldakse õige koledasti. Aga mille tõi välja Mats Õun oli see, et no te võite ise otsida tema kirjatükke, mõneti oma tähendamissõnalisuses läheneb ta kodanik Tsäbovõitrale, aga on vaieldamatult kaasaegsem teise nurga all ja ajakohasem, sest põrutab ikka mõnikord nii otse, kui üks intelligentne inimene põrutada võib. Lugu selles, et miks peab inimene istuma selle pingi peale ja põrnitsema poe vaateakent. Ei no ma saan aru, et inimene näiteks põrnitseb kingapoe vaateakent ja harjutab juba istumist, et kingi jalga proovida ja süvendab soovi minna, toetada tagumik ka teisel pool akent, mitte maha, vaid vastavale istmele ja proovidagi kingi jalga, aga tõi tema välja seal ühe vanema tõdemuse, see, et on pandud maja uste juurde pingid, uks on siin ja pingid siin. See pidavat Mats Õuna väitel süvendama meie paraadna kultuuri. Võib-olla see sõna või see mõiste ei ütle noorematele inimestele midagi, aga vaata, nõukaajal ja Venemaal ongi niimoodi, et on uks ja kahel pool on pingid, seda me võime mitmetest filmidest või ütleme karikatuuridelt näha, kuidas kahel pool ust on pingid, pinkide peal istuvad baabad, ehk siis, ma ei tea, kas meie terminoloogias tasub kasutada karistamatut, kas saab kasutada karistamatult mõistet vanamutid, kes teavad kõigest kõike ja kes on hullemad kui kodaniku või see naabrivalve, nad on naabri kapo, sest vajadusel oi, teevad nemad kõike ja tõepoolest nii on. See omakorda viis mõtted iseseisvusaja, taasiseseisvusaja või kuidas seda kutsuda algusesse, kui ma nägin põrutavat pilti Jaani kirikus, kus Eesti ja Vene matused erinesid selle poolest, et eestlastel ei kantud enne kirstu uksest välja, olgu siis kirikus või kus iganes, kadunukese pilti, tema autasusid ja nii edasi. Ja kui ma siis nägin, et Eesti mees on surnud ja tulevad pildid, tulevad mingisugused ordenid, medalid padjakese peal, siis ma mõtlesin, et mis kurat see on. Kas see on nüüd Nõukogude kommunist või on see Eesti mees ja siiamaani ma ei saa sellele vastust, sest vaat nii kohe tehakse. Ja kui me veel natukene urgitseksime selle kallal, kui palju on meil juurdunud termineid, mis iseseisvusetul ajal eriti kasutusel ei olnud. Võib-olla sellepärast, et vaata, kui eestlane ütles kõva häälega nõukaajal kuskil pašol nahui, siis tuli seltsimees miilits ja tegi talle, midagi ta tegi, ma täpselt ei tea, ise pole öelnud, ise pole kannatanud, aga tegi talle midagi, kõige odavamal juhul ilmselt märkuse, ebatsensuursete väljendite kasutamise eest avalikus kohas.
Avalikke kohti meil ka enam ei ole, meil on avalik ruum. Kõigil on ruumi. Tolge kõik. No see on Lambert Walk muidugi. See jätkus, et Adolf Hitler kutsub meid, seda irooniliselt lauldi siis, kui teine ilmasõda oli algamas ja Hitler kutsus kõiki sakslasi koju tagasi, mille peale helgemad pead samuti lahkusid riigis, sest oli selge, et kui omad ära kutsutakse, siis mitte armulikkusest, vaid mõnes mõttes ka armulikkusest, siis selleks, et nad jääksid ellu ja kohe tuleb ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. See on pikendusega Beethoven. Jah. Ja me oleme üle võtnud ise tükk maad rohkem selliseid asju, kui me oleme soovinud. Ma pean silmas eesti emakeelega isendeid, kes mõnuga ropendavad vene keeles, sest siin ei anna midagi muud öelda. Sõnavara, eestikeelne sõnavara kidub kokku, mille tõestuseks saan mina tuua viiteid väljamaa uuringutele, kus näidatakse ära psühholoogid, psühhiaatrid, kes iganes on näidanud, on teaduslikult tõestanud, et need inimesed, kes on ropu suuga, need on intelligentsemad kui teised. Ja põhjendus on, sest nende sõnavara on suurem. Kunagi ma mõtlesin, jah, tõepoolest, ma andsin ju välja raamatukese 100 sigadust sõbrale, mis oli ka kohendatud, et no nagu Jules Verne'il, ega Jules Verne ei andnud ju täpseid retsepte, kuidas pommi valmistada. Ikka pani natukene mööda, et kui mõni armas lugeja, kirjanduse huviline, võtab selle retsepti järgi kas või nitroglütseriini teha, siis ei tule essugi välja. Samas nõukaajal paukjodiidi tegemise õpetus oli eesti keeles kättesaadav. Minu meelest nii ajalehes Säde kui ajakirjas Pioneer tähekeses vist ei olnud. See oli liiga pisikestele jeekimitele. Aga mulle see hirmsasti meeldis, kui ma olin ise pisike jeekim, sest ta oli arusaadavam, kuigi ma lugesin siis juba Jules Verne'i ka, aga ikka juhtub. Ja vaat see ongi, et siin võiks ju meelde tuletada ka artiklikesi, mis ilmuvad kuskil 6. reas või kaugemal või ei mäleta praegu, see oli ilus termin, mis oli öeldud artikli kohta, mis ilmub küll, mis ütleb midagi kuradi olulist. Nagu näiteks see, et kantakse Eesti eelmise aasta eelarvest 5,500, igal juhul pealt 500 miljardi kantakse üle järgmise aasta eelarvesse, sest seda ei õnnestunud ära kulutada. Ja see on nii-öelda, kui ma siin oma vandenõuliku ajukolju sees natuke loksutan, see on siuke püha tagavara omadele, et läheb tart. Ei või ette teada. No see ilmus ka kuskil, ta ilmus, ma ju tean isegi väljaandeid Luubis. Näiteks ilmus kenasti see, et Eesti Pank sai Euroopa Keskpanga täisomandiks. Või see oli öeldud ka niimoodi, et jäi mulje esimese hooga, et Euroopa Keskpank sai Eesti Panga täisomandiks. Kõik võeti omale ja sel puhul et tähistada osteti ka 600 kilo kulda, mille issand vist on tänaseks ära kutsunud. Aga ikka juhtub. Ju siis kellelgi on seda kulda rohkem vaja ja nii edasi ja nii tagasi. Ühesõnaga tekib küsimus, kes ja kuidas assimileerub. Tekib küsimus ka, miks
see Eesti rahvas, kes peaks olema kõik koos, kõrgeima võimu kandja, no võim, võimutsemine, võim. No ja see on iseenesest ka muidugi kahtlane termin, aga kantakse. Ma ei tea, kas seal ees on ka ordenid, medalid, pildid. No tõenäoliselt on, sest no see reklaami osa peab eelnema ikka käkile endale või kobarkäkile või mis ta on. Igal juhul Eesti rahvas oma iseseisvuses, sõltumatuses, aegumatuses ja võõrandamatuses, kestmajäämises ja kõiges on kõrgeima võimu kandja, mis on ka ilus ja Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed, õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Selle peale mõtlesin ma esimest korda pikemalt siis, kui hakati nusserdama Soome lahe territoriaalvetega. No üks asi on, et kui läheb see veepiir siit, kuidas seda tagasi tõmbad, kui on ju lahutamatu ja jagamatu tervik. Tõmbasid, nad on ju tublid. Jah, Eesti riik on riiklikult korralduselt ühtne riik, mille territooriumi haldusjaotuse sätestab seadus, mis on ka tore, sest kui on haldus, siis tuleb saada ka jaotada, eks ole. Aga tulles tagasi veel selle juurde, et me oleme eestlastena võtnud üle. No selge see, et igasugune segustumine käib ja mis siin pattu salata, kasutan ka ise võõrsõnu. No, kuigi üksjagu paljude võõrsõnade tähenduse olen ka välja uurinud, sest ma ei mäleta, mis mul olid leetrid või mingisugune siukene haigus, kui ma olin nii 13-14. Siis mina pidin voodis lamama ja teha polnud midagi ja just nagu käeulatuses ja silmnähtavuses olevad raamatud olid ka kõik läbi loetud. Siis vaatasin mina võõrsõnade leksikoni ja peab ütlema, et tänu sellele oi, kuidas see mind hakkas segama, kui keegi lipsu ja portfelliga onu kõnepuldist hakkas kasutama võõrsõnu ja mina plõks tõlkisin ja mõtlesin, et nüüd ma lähen hulluks, sest nii loll see kõnepidaja olla ei saa. Aga näed, sai. Ja väga paljudes kohtades ongi see, et öeldakse välja asju võõrsõnadega, mille täpset, korrektset tähendust ei teata ja siis öeldakse, et kruvikeeraja selles kontekstis tähendab haamer. Ja vaata, kui innovatiivselt ja kiiresti saab kruvi lõpuni sisse. No mitte nüüd eriti keeratud, aga innovatiseeritud, mis tähendab tegelikult vana asja kasutamist uut moodi, aga no sest pole midagi. Ja neid jamasid on ka hulgi. Täna pidi olema saates Gert Lapimaa ja lootis temaga saatekülalise peale, aga lubas, et tema töötab läbi enne seda ühe tuulepargi mõjuanalüüsi. Ja eile saatis mulle vabandava kirjakese koos paari demolausega, mis on siis ühe tuulepargi, no mis see siis on, analüüsist, tema mõjuanalüüsist välja võetud ja seal olid võõrsõnad ja mul tekkis tahtmine lokomotseeruda kas või ekstravehikulaarselt siit riigist, et ma seda keelt nende sõnadega enam kuulma ei peaks. Kontekstiliselt saite vist aru, et see ekstravehikulaarne lokomotsioon on
kõndimine. Aga vaata, kui hirmsasti saab öelda. Ja selliseid sõnu topitakse igale poole. No, puuga pähe kujundlikus plaanis. Lõi mulle Endel Lippmaa, akadeemik, kes ütles, et vaata, noore ja vana lektori, ta pidas silmas kõrgkooli muidugi. Erinevus on selles, et vana ütleb sulle lihtsate sõnadega, millega tegu on. Aga noor ütleb nii, et ise ka ei saa aru, millest ta räägib. See tähendab, et kui sa tahad jätta profi muljet, siis arvesta, et sind kuulab suhteliselt ja ütle talle lihtlausetega, millega tegu. Ära hakka jurama nano ja ma ei tea millest. Must nanoauk on meil perspektiivis. No mida see tähendab? Kurat seda teab, aga näe, pähe tuli praegu. Ma võiksin ka. Ja muidugi teise paugu pani ilus film Yes Man. See on vana film ja temast on internetiavarustes võrdlemisi huvitav, kuidas nad kulutavad ära digikoopiad. Ei tohiks nagu kuluda, aga neil on õnnestunud kaunikesti ära kulutada. Seal ka 2 kuti võtavad ette teenida raha sellega, et ajavad jama. Räägivad võõrsõnadega, esitavad väiteid, ütlevad, see on teaduslikult kinnitatud ja terved saalitäied kõrgelt haritud jeekimeid usuvad, sest nad ei suuda uskuda, et midagi nii lolli võib sealt rääkida. Kõnepuldist pean silmas. See peab olema tõde, ülim tõde, tarkus. Nad on valgustatud ja üldiselt ei ole maailmas nii lolli mõtet, mis ei leiaks järgijaid. Leiab küll. Vaadake enda ümber ringi ja te näete, mida kõike pealtnäha haritud ja intelligentsed inimesed usuvad. Ja kui ma vaatan, see on nüüd repliigi korras. Kui ma vaatan ühe gümnaasiumiharidusega sõbra abiga kommentaaride taha, kes on kommentaari kirjutanud, siis ma näen, kuidas ropendavad, kirjaoskamatult ropendavad, ei tea nemad koma suurt tähte küsisõna kokku lahku kirjutamist. Mõnede ministeeriumide lugupeetud töötajad, kes määravad teatud oludes selle või teise asja saatust, sest nemad oskavad väga veenvalt öelda, ei, see ei lähe niimoodi läbi. Minge nüüd koju tagasi ja kirjutagu see. Nad ei ütle, et pista omale kirjapulk tagumikku ja kirjuta siis A4 peale väikeste tähtedega. Ei, aga nad esitavad põhimõtteliselt samasugused tingimused. Ja muidugi õiglus ja õigus. Puent on õigus ja vanasõna ütleb, kel jõud, sel õigus. Frau Pakosta põhjendab siin näiteks vangide toomist, Rootsi kinnipeetavate toomist Eestisse. Siin Andres Raid juba eile viitas, mis tingimustel, see ei ole tähtis, aga neid tuuakse siia. No vaieldamatult tulevad sugulased sõbrad neid siis juba siia vaatama, mis kahtlemata edendab Tartu
hotellimajandust või majutusasutuste ja toitlustusasutuste tööd ja tegevust ja üleüldse. Ja kuna see pidavat suurendama meie julgeolekut, siis millega? Mina oletan oma patuse peaga, et sellega, et Tartus hakkab olema õige varsti palju lihtsam elanike julgeoleku huvides komandanditunni kehtestamine. No miks me peame pidama siin võõraid vange? No miks meil oli vaja seda hiigelperspektiivi, et ehitame võimalikult suured vanglad, paneme terve rahva vangi, rahvas ju kukub sigima, et saaks uusi lapsi, uued lapsed lähevad pätiks, need saab panna vangi ja teised saab panna valvama, Ja mitte keegi ei saa aru, et see on lollus. Ja nagu ma siin mainisin, teatav vähemuskropikene käputäis jeekimeid avastab, et Euroliidus saab niškese asja peale raha küsida, aga seda ei saa päris ise ja ainult oma MTÜ-sse ka küsida, nad ei anna. Selleks on vaja leida omasugune jeekim linnavalitsusest, leppida kokku, mis tingimusel ta Doljasse võetakse ja võib-olla saab hoopis veel linnavalitsuselt ka raha välja lüpsta ja siis edendada nii, et kivi ei jää kivi peale, nagu klassikud on ühe teise asja kohta öelnud. Ja see kinnitab põhiseaduse preambulit, et muidugi siin võib öelda, et nüüd ma räägin teisest asjast, aga riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ja siin me nüüd jõuame selle lause juurde, mis ka Andres Raidi suu kaudu vist läbi käis, et nüüd me võtsime vastu sihukese seaduse või meile võeti vastu, see kehtestati. Nüüd me peame hakkama otsima, kuidas sellest mööda hiilida. Vot näete. Ja ma kujutan ette, kuidas teatav grupp väidetavalt tõsiusklikke istub kodus, olgu siis näpu vahel piibel, koraan või urantu raamat, loevad pingsalt ja mõtlevad, kuidas sellest mööda hiilida. Hirmus inimlik, eks ole. Jah, Eesti loodusvarad ja loodusressursid, see on hea, et siin on võõrsõna kasutatud, on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Mis oleks, kui vaataks, kuidas sellest kuidagi saaks mööda hiilida? Riigikeel on eesti keel. Vaatame, kuidas sellest saaks mööda hiilida, et me ju kehtestame küll, aga saame vastu nina ja siis me oleme sunnitud, kuna rikkumine on juba nii suur, siis me oleme sunnitud selle seadustama. Muide, see rikkumine on nii suur, et me peame ta seadustama. Aastat 20 tagasi Raigo Sõlg Mõirga stuudios naerda just nimelt sama lause üle. Aga ma ei mäleta, see oli põhiseaduse kohta, raudselt põhiseaduse kohta ja tema vist siis tegeles selle oma AFI raamatu koostamisega AFIs kodanikuks või vastupidi, et kumba pidi see liikumine meil on, kas me saame väärikateks, ausateks Eesti kodanikeks või
ta küll otse päris seda ei öelnud või muutume kodakondseteks, maksumaksjateks. Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge. Pärast seda kõike, mis ma siin nüüd päris pahasti ette kandsin. See mõjub, kui nüüd võrrelda seda tegelikkusega. Meie tuleme võimule, meie tõstame makse rohkem kui keegi kunagi varem ja ütleme, et tänu sellele jääb inimestel rohkem raha kätte. Inimestel, mitte sellel oinakarjal, eks? Kontekstiliselt on see mõistetav. Aga mis ma tahtsin öelda, no see läheb järellüpsiga kokku, et vaata, kui sa kägistad, siis alguses ta läheb siniseks. Siis ta läheb nii tumesiniseks, vähemalt kuulu järgi, et seda võib pidada mustaks. Siis lased ta lahti ja teatud aja pärast on ta kaunis valge. Ma ei taha mitte midagi öelda, ma ei taha öelda, et ma siin jumal hoia millegagi seda võrdlen, aga on niisugune mõttekild, et mida me tahame? Mis võiks olla Eesti riigi eesmärk? Muide, vaatasin vanu saateid. Mul on enamalt jaolt nad alles, need on isegi Meediapangas vist saadavad. Ja seal tuleb otsida märksõnade järgi, siis, mälu mul veel on, siis saab teada ka, milles saates jutt. Ja esimest korda rääkisin ma Eesti riigi eesmärgist. Me läheme, me tormame, me areneme. Kuhu? Mis on eesmärk? Mis on siht? Meil on strateegiaid, mis iseenesest tähistavad kõigest põmm. No sõjastrateegia peaks olema võit. Ja siis tulevad taktikalised vahendid, millega seda võitu saavutada. Mul on selline mulje jäänud, kes tahab, parandab. Ja sellest on jah aastat 25 möödas, kui me läheme õiges suunas, aga vale eesmärgi poole. Nii võib juhtuda, ma ei väida. Mine sa tea, muidu hakatakse käsa väänama ja küsima, et mis see õige eesmärk siis on? Ja küsimus on, kas me tahaksime äkki, võt nüüd tuleb meelde nüüd Tunne Kelami kena loeng tööjõu vabast liikumisest, kui me astume Euroopa Liitu, et võta oma kepp ja kott ja kao siit ja otsi, kus sa saad ja lükka teine sisse, mis on meie konkurentsi õpetamise vormel lastele. Et oma koti ja kepiga võid sa kerjama minna igale poole. No muidugi, kui ma vaatan meie siin kõlbmatuid balletiartiste, kes seal saavad staarideks, millegipärast, no sitta sellega, meil on juurdeehitust vaja, mitte kurat staare, siin tahavad veel palka hakata saama, jumal hoia. Ongi küsimus, kas me tahame muutuda maailma laiali paisatud hääbuvaks riigita rahvaks, sest territooriumil võib ju olla nimi. Eesti Vabariik kas või põhiseadus on ammu ajale jalgu jäänud just nagu needki, kes kõrgeimat võimu kuhugi tassisid. Ega neid ei või ka usaldada. Ja siis ongi küsimus, mida teha. Et nagu ma juba ütlesin, et mitte muutuda maailma laiali paisatud hääbuvaks riigita rahva kübemeteks. Ja Hemingway ütles, ei ole maailmas sadamat, kus ei oleks mõni eestlane.
esimene, kas see on nüüd eesmärk või on see vahend mitte muutumiseks, on ühiskonna taasühendamine. See tähendab, et mitte naabrist mööda, vaid naabriga koos. Et ei oleks mõttetut naabrite omavahelist konkureerimist ja toores soovi teine paljaks teha, mis on omane võib-olla džunglile, aga mitte inimühiskonnale, ma oletan vähemalt. Ma kardan muidugi, et isegi filosoof Mart Raukas võiks siin öelda nii mõndagi selle koha pealt, kas või Vana-Kreeka näidetel, aga jah. Igal juhul meil ei tohi enam olla reklaame, sest sina oled seda väärt ja selle asemel peab tiksuma meie südametes, sest meie oleme seda väärt, mis ei tähenda muidugi, et kui näiteks mina ja Andres Raid võtame käest kinni ja ütleme, sest meie oleme seda väärt, aga vot Gräzinile ja Vassiljevile meie, ma ei tahaks teeme igapäevast. Ja siis võiks see ühiskond olla midagi, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Eks ole, kui järjest rohkem on inimesi, kes ütleb, sest meie ei taha olla see, kuidas see August Alle luuletus oli. Ei taha olla mingisugune rämps, vaid meie tahame olla eestlased. Me ei tohi jaguneda, et meie partei on kõige parem, meie teame lahendusi, aga neile ei ütle. Ennast sitta on võib-olla 5000, ei ole niigi palju, 500, võib-olla 10 000. Aga see on ikkagi rahvaarvust kaduv protsent. Ja kui me selle sama ühiskonna taastamise raames, ma pean silmas, et see ühiskond oleks rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, ei saavuta ühiskondlikku väärikust, et me ei sõlmi tagaselja kokkuleppeid, mis avaldatakse võib-olla kuskil 6. leheküljel pisikeses peenes kirjas surmakuulutuse suuruselt, et nüüd on niimoodi. Vot siis me võiksime hakata nihkuma kuhugi. Ja ma ei pea siin silmas etnilisi küsimusi, ma pean siin silmas kodanikke, kes hakkavad eristuma kodakondsetest ja maksumaksjatest, residentidest ja muust niisugusest, kes nagu poisikeste pokkerimäng, et kellel on rohkem raha, see võidab kõik, sest teised lihtsalt ei suuda enam panuseid teha. Järgmine asi, mis peab juhtuma, tekkinud väärika ühiskonna põhjal on sellesama ühiskonna huvides toimiv isikliku vastutusega seotud valitsus. Mitte, et meie siin lepime kokku, meie kutsume lobiste, meil on vaja rohkem esinduskulusid, vaid kaine mõistus, selge, viisakas, väärikas, lihtne väljaütlemine, igasuguste seaduse väänamiste äraväänamine omakorda, sest igale mõjule leiab ju vastumõju, eks ole.
valitsus. Ja selle valitsuse ülesanne peab olema teha seda ja ainult seda, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Mitte, et tead mis, meil on siin äriline ettevõte ja sina, nagu tänapäevases eesti keeles öeldakse, tõmba naahui. Sest me oleme ju eestlased, me räägime nagu eestlane räägib, ütleme otse ja selgelt, eks? Ja kui me oleme saavutanud, et meil on tekkinud ühiskond, meil on tekkinud atavistlik nähe, väärikus, meil on tekkinud omakasu püüdmatu ja rahvast tillist mitte tõmbav valitsus, siis uskuge mind, me tuleme toime ka riigi, kuidas seda ilusti öelda, kaugema, kõrgema sihi loomisega. Me suudame ära määrata, mida kurat need eestlased siin planeedil endast kujutavad ja teha tahavad. See ei tähenda muidugi permanentse revolutsiooni teooria laiali viimist üle kogu maailma, vaid see võib tähendada, no kui te mäletate kilplaste lugusid, siis need on ka tähendamissõnad, sest alguses kilplased olid ju hirmtargad kutid. Muud kui mehed aga läksid sinna kuningriiki ja tänna kuningriiki nõu andma, kuidas seal kuningriigis ja seal kuningriigis on hea elada, aga oma riik kippus unarusse jääma. Ja siis võtsid naised meestel natist kinni. Mehed pidasid nõu ja otsustasid, et nüüd hakkame mängima lolli. Ja hakkasidki. Ja neid ei kutsutud enam nõuandjateks, sest nende, ilusti presenteeritud lollused ajasid sellel kuningriigil ja sellel kuningriigil hirmu nahka. Nad jäid koju, neil oli päris hea, aga vaata, lollus on ju nakkav. Ja edasi otsige ise üles kilplaste lood ja lugege. Jah, me peame määrama ära, me oleme sunnitud määrama ära, kui me ei taha selleks rahvakilluks ilma riigita siin planeedil muutuda. Me peame tegema kindlaks, mida me tahame, kusjuures see ei saa olla. Tähendab, mõnes mõttes see peabki olema nagu Nõukogude Liidu väljamõeldis kommunism, mis oli nagu porgand eesli nina ees ja eeslikene, ehk siis riigitäis rahvast muudkui läks ja läks ja läks ja läks, kuni tuli Nikita Sergejevitš Hruštšov võimule ja ütles, 5 aasta pärast oleme kohal, siis me ei lähe enam mitte kuhugi. No ta ei öelnud sõna-sõnalt nii. Ja unistus hakkas kuluma, hävima ja 5 aasta pärast oli tal ots peal. Sest rahvas sai aru, et tegemist on paigal tammumisega ja siis tuli seltsimees Leonid Ilitš Brežnev, kes ütles, et nii ongi hea. Nii peabki olema ja nii sai üksjagu kauaks. Ei idanend, ei mädanend, küll aga oli võimalus igal tasandil varastada, nagu maitset ja fantaasiat jagus. Kui meil see liikuv eesmärk on käes, no me ei pea määrama, et vot meie tahame lennata Marsile. Miks me peaksime tahtma maha jätta oma riiki ja rahvast ja saata käputäie Marsile või
kogu rahva kõige täiega marsile. Miks? See peaks olema ikka midagi mõistlikumat, samuti me ei taha muutuda kiibikandjateks ja robotiteks, et keegi kuskil keerab elektri kinni ja põrsses. Sa ei oska isegi asjale minna ja siis hakkavad korterites käiva lõhkevate põite põmm. Inimesed ei tea ju, neile kiibi kaudu ei seletata ju, nad ei ole ju inimesed enam. Aga see eesmärk, see olemine, see väärikus on asi, mida tuleb õpetada meie lasteaedades ja koolides. See õpetus peab toetama ühiskonna eesmärke ja loomulikult tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, mis ei tähenda, et kuskil on mingi kuradi keelte nimekiri, mida mina ei tohi osata, sest need on kakapähkeeled. Te näete, et lollus lokkab ju. Lokkab. Kahtle kõiges, välja arvatud. Ja saate ise aru, millele ma vihjan. Samas, dubito, ergo cogito, ergo sum. Kui me ikka siin dubitame natukene nendel teemadel, mis meile ette söödetakse. Ja koogitotame ka, vaat siis me hakkame alles õieti summima. On, mis on, tõlkige ise. Aga järgmised põlvkonnad tuleb ette valmistada. Ja juba 25 aastat tagasi sai siinsamas raadios räägitud vanast Moosesest, kes asja eest teist taga, võimalike teatavate kadudega, hoidis oma rahva 40 aastat suhtelisest väikeses kõrbes, kehvades tingimustes, õpetas ellu jääma, õpetas ise olema. Juba siis sai räägitud 25 aasta eest või umbes nii või enama eest, et 40 aastat ja siis on selge, mis Eestist ja eestlastest saanud on. 7 on veel põhiseaduse järgi jäänud või võib ju teistmoodi ka rehkendada. Abiram siin ütleb, et pauguga uus ajastu peaks algama umbes paari nädala pärast. No eks me näeme. Ja kui meil on tõesti, ega me ei saa ju paugu pealt hakata õpetama lastele, kuidas peab tegelikult käituma. Ma ei ironiseeri siin. Ma ütlen sellele tuginedes, mis ma siin teile rääkisin alates sellest riigita rahvakillust, selle vältimisest. Me ei saa nõuda paugu pealt, et need ja teised muutuvad heaks, need ja teised muutuvad targaks, et õpetajad õpetavad paugu pealt seda, mida vaja, mitte seda, mida programm ette näeb ja mina olen väike inimene, mis mina saan teha, mina pean seda õpetama, aga mina saan käia Toompeal palka juurde küsimas, sest õpetajad on ka seal kategoorias, kes poliitilistel põhjustel ei tohi streikida. Minu teada, ma võin eksida muidugi. Ja see võtab, see laste kasvatamine lasteaiast alates, seegi võtab aega, vaata et 40 aastat, kuni lasteaias hakkavad kasvatama ja õpetama need, kes on ise asja selgeks saanud. Mitte, meile nüüd öeldakse, et ei, see riik ei ole enam meie sõber, tema on vaenlane.
kirume kõik ja kui keegi oskab selle riigi keelt, siis vallandame ära, sest muidu tema kui me saame kahtlevad ehk siis asju analüüsivad inimesed, siis hakkab asi paremaks minema, aga muidu läheb taas 40 aastat, enne kui lasteaia kasvataja on eestlane, Eesti Vabariigi kodanik, kes minu pärast oskab, ma ei tea, kui palju keeli ja kellel ei ole probleeme, aga kes hoiab Eestit, Eesti riiki, rahvust, keelt ja kultuuri ja kes ei hakka tegema Eesti laulupidu inglisekeelse räpiga. Ja kui me selle oleme saavutanud, vaata siis hakkab alles kätte jõudma aeg, mil tekib soov kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. Ja välja kuulutatud siis, mõelge ise, millal me selle riigi vaimselt saame välja kuulutada, et me oleme nüüd vaimus valmis olema eestlased ja meie liha ei ole enam nõder. Igas rahvas on nii orjalikkust kui loovust ja kõik sõltub sellest, rahva tulevik sõltub sellest, mille me maailma lahti laseme. Ja kui mõelda nüüd tulevaste valimiste peale, raha kantimiste peale, jamade peale. Kui suured olid Buda, Mohamedi, Jeesuse valimiskulud? Mitu inimest andsid allkirja, et kuuluvad nüüd nende ridadesse? Miks seda vaja oli? Neil ei olnud parteisid ega midagi. Aga jah, see, millest täna vilksamisi juttu oli, see õuduudis oli Hollandi ajakirjanduses. Selle ma jätaksin siin punktina. 7. juuni, ikka seesama 2025. aasta. See oli see, kui ajalehes De Andere Krant, see peaks olema tõlkes siis teistmoodi ajaleht. Viisakalt öeldud, neil on niisugused kombed. Tuli välja Hollandi uuriva ajakirjaniku Erik van der Beeki kenakene paljastus. Madalmaade valitsus rakendab poliitikat ühe salajase NATO dokumendi alusel. Võib-olla neid dokumente on mitu ja need dokumendid siis, dokumendid, need hõlmavad hoopis enamat kui pelgalt kaitsekulutused. Need on vastupanuvõime eesmärgid, mis on sõnastatud rahva eest, salastatud kujul. Need suunavad valitsuse poliitikat, tervishoidu, pandeemiatele reageerimist, kliimameetmeid ja igasuguseid muid ühiskondi mõjutavaid valdkondi siis. Ja kõik need tulevad 2023. aasta NATO Vilniuse tippkohtumisel allkirjastatud, aga üldiselt üldsusele, ühiskondadele kättesaamatul dokumendil. Siia alla käiks ka Sotsiaalministeeriumi plaan hakata lapsi vaktsineerima vanemate nõusolekuta. Kurat, nende vaktsiinidega ma ei hakka sel teemal vaidlema, aga
Sotsiaalministeerium. Meil on ju ka Terviseamet, mis peaks tegelema tervisega, aga Sotsiaalministeerium tähendab ju sotsiumi ehk ühiskonna kujundamist. Ja ongi kõik. Olge tänatud kõik, kes te olete julgenud ja veel julgete Nõmme raadiot toetada. Ilma teie toetuseta ütleksin ma, et ühiskonda siin ei tule, aga täna ma usun, et meid on ja meid tuleb juurde. Olge tänatud kõik ja seni veel meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.